Tee peale kaasa labajala fookus võiks olla selline hästi mahlakas ja mitmedimensiooniline poognaga susamine. Et isegi need pikad noodid oleks hästi, et seal oleks seda alajaotuste infot sees, näiteks kuidas see lugu algab kolmanda häälega. Sees on ka need alajaotused, seal oli nagu neljandik ära näidatud. Et see tegelikult saab mitut moodi, et näiteks siin selle ühe pika noodi sees saab olla kahelöögine pluss ühelöögine. Mis hiljem ka juhtub eraldi poognaga. Või siis kõik tai. Et jällegi väiksed kausikesed tekivad versus sirge poogen, kus seda alajaotuste ja tantsulist infot ei ole. See käibki niimoodi sõrmest, eks ole, väiksed kausid kogu aeg ja see on tegelikult oluline kõikide häälte puhul. Esimese hääle esimene fraas. Seal ei ole tantsijale palju infot, aga siin on ka see taah, seesama taah, mis on nii paljudes lugudes, mis teeb poogna tantsuliseks. See tähendab, et rõhk tuleb hiljem. Igas hääles neid lahtiseid keeli kaasa võtta. G-tuuris GD, A-tuuris hiljem AE ja terts saab peale jätta ka. Ja üldse näiteks, kui on see saade kolmas hääl, et sellest mõelda kui loomootorist, seade on nii üles ehitatud, et kolmas hääl algab üksi, et ta ei ole igavad pikad noodid, vaid just need noodid ongi need, mis veavad lugu edasi. Et võib-olla isegi meloodiast tähtsamad või et mitte meloodia ei vea, vaid seesama see. Et see peab igal juhul hästi elav ja nagu ettepoole kogu aeg olema niimoodi päkkade peal pigem. Et kuna poognavahetusega nagunii heli tekib natuke hiljem, et siis pigem ette mõelda ja võib-olla nõks enne alustada, et heli tuleks täpselt löögi peal, siis ta viib ka seda lugu edasi. Rääkides B2-st näiteks, mis on hästi sul ponticello, võiks ka hästi liialdada selle dünaamikaga, et ma teen ühe näite, kuidas ta läheb või sellest A2-st B2 näiteks esimese hääle puhul. Ja nii edasi, et sul ponticello oleks hästi vaikne ja jäine, aga samas seal peab säilima see noodi alguse info ja täpsus, et mida pianom, seda võib-olla isegi täpsem poogen. Et noodi algus mingis mõttes on ikkagi rõhutatud, et ta liiga ümaraks ära ei läheks lihtsalt.
B3 ehk loo lõpp, kõige viimane B-osa, seal on keskel üks takt puudu. Et sellest võiks täitsa mingi sündmuse teha, seal on nooti pandud rõhud ka, aga et välja tuua, et seal juhtus midagi erilist siis. Ehk siis A-tuuris olema. Kui ta uuesti läheb B-osa kordama, siis rõhud, need kahelöögilised. Et ei läheks lihtsalt muu seas üle, vaid tuua välja, et seal oli midagi teistsugust. Siis nüüd see teise hääle saade, kui on modulatsioon, et oleks kahel keelel priim. A-noot, neljanda sõrmega ja lahtine. Et annab nagu mingit iseloomu ja niisugust nagu suuremat kõla. Kolmas hääl võib olla lihtsalt lahtise keele peal.